Infarkt. Kuidas ma saan aru, et mu kaasreisijal võis tekkida infarkt? Kindlasti, kui kaasreisija hakkab grimasse tegema ja hakkab võtma selliseid poose, nagu tal midagi kuskil valus oleks, küsige, kas teil on kuskil valus ja kus see valu oleks. Infarkti eripära on see, et ta lööb inimestel teatud kohtadesse valud. Ja need valud ei ole tavalised. Need on tugevamad kui mingid muud valud. Et inimesed, kes on need läbi elanud, need juba teavad ja need ei eksi enam, nad teavad kohe, et neil on see südamevalu. Kuidas südamevalu võiks siis inimesel välja lüüa? Klassikaliselt inimesel lööb südamevalu välja eest, siit rinna alt kuni taha, abaluu alla, nii meestel kui naistel. Võib lüüa rinna alt õlavarde, nii meestel kui naistel. Võib lüüa valu ülakõhtu, mis on klassikaline just meestel, ja võib lüüa valu ülesse kaela, mis on klassikaline just naisterahvastel. Teine asi kindlasti, kui inimesel tekkis see valu, võib hakata ta minema näost valgeks, kahvatuks, tal võib tekkida külmigi, et kui te näete, et ta näost tõmbab üleni valgeks, näete, et tal otsaesine kattub igiga ja te katsute, see on külm, siis koos selle valuga on see juba kindel tunnus, et tegu võib olla infarktiga. Kuidas käituda sel juhul, kui te näete, et kaasreisijal sellised tunnused on? Mitte mingil juhul ärge laske tal siis ennast enam liigutada, püsti tõusta või hakata siin nihelema. Pigem laseks ta seljatuge natuke võib-olla allapoole, et oleks mugavam asend. Kindlasti siis teavitada bussijuhti ja sama aeg, kui bussijuht otsib parkimiskohta, saaks helistada 112 ja bussijuht oskaks teile täpsustavalt öelda, kus te täpselt maanteel asute ja häirekeskus teaks siis, kas saata teile kiirabi vastu.